Selle aasta juunikuus leidis meedias päris palju kajastust üks Riigikohtu lahend, mis puudutab mobiil- ja telefonisideteenuse andmete massilist säilitamist. See on hästi oluline lahend ühiskonnale tervikuna, aga meediakajastust tõenäoliselt võimendas see, et riigi peaprokurör võttis selle lahendi osas sõna ja hoiatas, et nüüd võib kriminaalmenetluste läbiviimine muutuda keerulisemaks. See on kahtlemata oluline lahend, aga täna ma ei taha rääkida sellest lahendist, vaid ühest teisest lahendist, mis Riigikohus tegi täpselt samal päeval, 18. juuni 2021. See teine lahend ei puuduta küll ühiskonda tervikuna nii laialt, aga ta puudutab ühte väga olulist haavatavat ühiskonnagruppi, nimelt hooldekodu elanikke. Hooldekodude kohta on meedias olnud palju hirmulugusid ja on ka õiguskantsler juhtinud tähelepanu sellele, et päris palju probleeme on päris paljudes hooldekodudes. Ja see probleem ei kao kindlasti kuskile, sest rahvastik on vananev ja meie ühiskondlik struktuur on lihtsalt selline, et paratamatult ei ole enamikel peredel võimalik hooldada oma vanemaid, kui nad vajavad tõesti ööpäevaringset hooldust või sellist hooldust, mida ei ole võimalik täiskohaga töö kõrvalt pakkuda. Ühesõnaga, üha rohkem tekib meil inimesi, kes veedavad vanaduspõlve hooldekodudes. Ja need probleemid, mida hooldekodudes esineb, neid on loomulikult erinevaid ja igas hooldekodus ei ole kõik probleemid samad, aga kui õiguskantsler 2017 tegi siis sellise ringreisi mööda Eestit erinevates hooldeasutustes, siis see päädis sellise täitsa tõsise kurja kirjaga kõigile hoolekandeasutuste juhtidele, kus õiguskantsler osutas sellele, et päris palju tõsiseid probleeme esineb päris paljudes kohtades, alates sellest, et inimestele anti seal hooldekodus rahusteid, retseptiravimeid ilma, et arst oleks neile välja kirjutanud, kuni selleni, et inimesi hoiti alusetult kinni kuskil ruumis või alal, piirati nende liikumisvabadust. Et sellised täitsa tõsised probleemid. Aga nüüd jõudis üks selline hoolekodu või hooldekodu õudusjutt ka Riigikohtusse. Õhtuleht võttis selle lahendi väga elegantse lausega kokku. Kajastuse pealkirjaks oli "Lähedased kaevata ei saa, hooldekodus mädanenud vanaema surmaasjus kriminaaluurimist ei jätkatud". Ja see Riigikohtu lahend on päris lühike, aga ta on oluline, sest ta toob esile ühe, võiks öelda, tõsise lünga õiguskorras, järelevalvemehhanismi puudumise. Nii, mina ei ole kriminaalmenetluse ega karistusõiguse spetsialist, mina lähtun kõigest, mis ma nüüd räägin sellest lahendist endast ja siis asjasse puutuvatest normidest. See lahend puudutab Nõo hooldekodu ja pikk jutt lühidalt. Hooldekodu elaniku seisukord hooldekodus läks kehvaks ja kui lähedased sekkusid ja korraldasid tema haiglasse toimetamise, siis haiglas selgus, et inimesel olid tekkinud lamatised, mis ulatusid luuni välja ja vajasid kohest kirurgilist sekkumist. Ehk olukord oli väga halb. Nüüd see inimene, hoolekodu elanik, kes siis niimoodi haiglasse viidi ja kelle osas selgus, et ei ole tema eest ilmselgelt hoolt kantud, ta jäi ellu sellest episoodist, selles suhtes, et need lamatised kui sellised selle lahendi faktide järgi vähemalt teda ei tapnud, küll aga inimene hiljem suri siiski kehva tervisliku seisundi tõttu. Surma põhjust siin lahendis otseselt ei mainita, aga lahendi järgi vähemalt tundub, et need lamatised igastahes ei olnud surma põhjus ja lähedased seda ka ette ei heitnud hoolekodule. Aga lähen siis selle lahendi juurde nüüd täpsemalt. Selle hooldekodu elaniku nimi ja ka tema lähedaste nimed on siin varjatud initsiaalide näol. See hooldekodu elanik oli siis AM
ja AM-i poeg ja lapselaps esitasid kuriteoteate, väites, et hooldekodu asetas AM-i tegevusetusega tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda. Nii siis ette ei heidetud hooldekodule mitte seda, et nad oleksid inimese surma põhjustanud, aga seda, et nad seeläbi, et nad jätsid ta korralikult hooldamata, asetasid siis ta asetasid olukorda, mis võis raskelt tema tervist kahjustada. Ja kriminaalmenetlus algatati, ka küsiti ekspertarvamust, kuulati üle vähemalt üks tunnistaja, aga siis kriminaalmenetlus lõpetati, leiti, et puudub alus, leiti, et ei ole süütegu toime pandud. Nüüd mõelge tagasi faktidele. Hooldekodust haiglasse jõudes selgus, et inimesel olid lamatised luudeni välja ja ta vajas kohest kirurgilist sekkumist, aga süütegu polnud. Okei, mis siis sai? AM-i laps ja lapselaps esitasid siis riigiprokuratuurile kaebuse ja palusid, et palun jätkake seda kriminaalmenetlust, palun koguge veel tõendeid, et sellest ei piisa, mis te teinud olete. Sisuliselt ütlesid lähedased, et politsei ei ole asja korralikult uurinud, ei ole kõiki vajalikke tõendeid kogunud ja näiteks osutasid lähedased sellele, et kuulge, isegi neid arste ei kuulatud üle, kes siis AM-i eest haiglas hoolt kandsid. Ja siit tuleb selle lahendi üks paremaid pärle. Nimelt riigiprokuratuur, ja ma ei liialda, sest Riigikohtu lahendis on otsesõnu niimoodi kirjas, riigiprokuratuur reaalselt ja päriselt vastaski, et raviarsti ülekuulamine ei annaks juurde olulist tõendusteavet, kuna aasta pärast ravi osutamist ei pruugi arst isiku terviseandmeid mäletada. Okei, ma rääkisin sellest lahendist päris mitme juuravälise inimesega ja kõigi esimene reaktsioon oli, et arstidel on dokumenteerimiskohustus. Nii, ilma juurahariduseta inimesed teavad, et arstil on dokumenteerimiskohustus, kusjuures topelt. Nii, siit riigiprokuratuurile lühike meelespea meditsiiniõiguse algtõdedest. Arstil on dokumenteerimiskohustus. Esiteks peab ta kõik raviga seotu üles märkima, et ta teeb seda oma raviasutuse, ehk siis näiteks haigla süsteemides ja teiseks on arstil veel kohustus saata raviga seotud andmed ka riikliku tervise infosüsteemi, ehk need on topelt dokumenteeritud. Küll võib-olla erineva detailsusastmega, aga need on olemas. Nii et kuidas saab öelda, et arst ei saaks 1 aasta pärast juhtunut midagi öelda selle juhtumi kohta? See on totaalselt absurdne. Selle vastuse järgi, mis riigiprokuratuur lähedastele andis, võiks teha lihtsa järelduse, et kui aasta on möödas sündmustest, pole üldse mõtet ühtegi tunnistajat üle kuulata. Nad niikuinii ei mäleta. Üks oluline fakt on siin veel see, et tunnistajana näiteks kuulati üle AM-ile koduõe teenust pakkunud isik. Koduõe teenus on õendusabi, mille kulud katab haigekassa ja seda võib siis osutada isikule kas kodus või hooldekodus. Nii, see koduõe teenust pakkunud tervishoiutöötaja kuulati üle ja see tunnistaja väitis selle Riigikohtu lahendi järgi, et AM-il olid küll mõned punased laigud, aga need kadusid kehaasendi muutmise ja hooldusega. Need olid tunnistaja väited. Ja fakt on see, et haiglasse jõudes vajas inimene lamatistele kirurgilist sekkumist, sest need ulatusid luudeni. Kas tundub, et tunnistaja ütlused lähevad kokku faktiliste asjaoludega? Pigem mitte. Aga sellest olenemata ei peetud vajalikuks kedagi teist näiteks raviarstidest üle kuulata. Ühesõnaga, riigiprokuratuurist lähedased edu ei saavutanud, sealt öeldi, et sorry, me ei jätka menetlust. Kuigi neid etteheiteid, mis lähedased tegid, oli päris palju, nad osutasid ka sellele, et tegelikult riigiprokuratuur, kui nad ekspertarvamust küsisid, et nad küsisid valesti eksperdilt ja sellistes olukordades on tihti see, et töö on tellija materjalist. Ekspert vastab nendele küsimustele, mida talle esitatakse, ehk kui küsimus on ebaadekvaatne või natuke asjasse puutumatu või natuke märgist mööda, siis on vastus samamoodi natuke märgist mööda. Aga ükski argument ei aidanud riigiprokuratuurides sorry, hei, ja siis kaebasid AM-i laps ja lapselaps ringkonnakohtule,
et see kohustaks prokuratuuri kriminaalmenetluse jätkamiseks. Ringkonnakohus vastas väga lühidalt: sorry, teil ei ole kaebeõigust. Te ei ole siin menetluses mitte keegi. Ja siit koorubki selle lahendi siis üks oluline tahk jälle välja, et ringkonnakohtul oli õigus. Kadunu lähedastel puudus üldse kaebeõigus. Kusjuures prokuratuur ei väitnud seda, prokuratuur lihtsalt saatis nad sisuliselt pikalt. Tegelikult oleks ka juba prokuratuur saanud öelda, et kuulge, teil ei ole kaebeõigust, aga ja selle kohta, et ringkonnakohus ütles, et sorry, teil pole kaebeõigust, selle kohta Riigikohus ütles, et ringkonnakohtul on õigus. Mitte ainult seda, nad ütlesid isegi, et ringkonnakohtu põhjendused selles osas olid õiguslikult laitmatud. Ehk unustage ära, vaidlusruumi ei ole. Millest siis on probleem? See kaebeõigus, õigus öelda prokuratuurile, et kuulge, palun jätkake menetlust, see õigus on ainult kannatanul. Kannatanu selles olukorras AM oli juba selleks hetkeks siit ilmast lahkunud. Üks erand sellele, kus lähedased saavad mingi rolli menetluses, on see, kus on põhjustatud lähedase surm ja siis selle surnu lähedastele on tekkinud surma tagajärjel kahju. Sellises olukorras võivad lähedased jätta isikuna. Aga selles loos ei väidetud, et hooldekodu tegevusetus viis otsesõnu AM-i surmani ehk põhjuslikku seost karistusõiguse mõttes siin tundub selle lahendi põhjalt, et isegi ei üritatud väita. Väideti seda, et sel ajal, kui AM oli seal hooldekodus, asetati ta väga ohtlikusse olukorda, seeläbi, et teda ei hooldatud korralikult. Nii, ja kuna see etteheide hooldekodule ei ole surma põhjustamine, see etteheidetav süütegu ei ole surma põhjustamine, siis nendel lähedastel ei ole üldse mingit rolli menetluses. Nad ei ole mitte keegi, neil ei ole õigust näha materjale, neil ei ole õigust küsida, nad ei saagi sisuliselt midagi teha. Ja selle kohta Riigikohus ka ütles, et eluvastaste süütegude puhul jah, kannatanu või siis surnu lähedased saavad menetluses teatud rolli, aga nüüd see paragrahv 123, see ohtu asetamine, see süütegu, mida siin hooldekodule ette heideti, selle normi puhul ei ole eesmärk ära hoida kannatanu lähedaste hingelisi üleelamisi. Nii, ühesõnaga AM-i laps ja lapselaps ei olnud menetluses mitte keegi, neil ei olnud mingit rolli, neil ei olnud mingeid õigusi menetluses. Ainus juhtum, kus siin oleks saanud lähedased mingisuguse rolli menetluses oleks olnud, kui kannatanu oleks enne surma esitanud tsiviilhagi. Ma ei peatu selle pikemalt, see ei oleks aidanud, sest see oleks andnud ka ainult sellised menetluslikud õigused, mis on seotud tsiviilhagi menetlemisega ja Riigikohus küll otsesõnu ei ütle seda, aga võib siit välja lugeda, et see ei oleks ka aidanud, sest kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamine ei ole otsesõnu tsiviilhagi menetlemisega seotud õigus. Aga võib-olla on siin mingit vaidlusruumi, ma ei tea, see ei ole oluline, sest sellel konkreetsel juhtumil ka ei esitanud kannatanu enne surma tsiviilhagi. Nii, ja tuleme nüüd tagasi selle suure pildini juurde. Kui inimese suhtes on hooldekodus toime pannud süütegu, mis otsesõnu ei põhjustanud isiku surma, ehk hooldekodule ei ole võimalik ette heita seda, et nad põhjustasid isiku surma, vaid nad asetasid ta näiteks ohtlikku olukorda, siis isegi kui kriminaalmenetlus alustatakse hooldekodu elaniku eluajal, siis kui ta selle menetluse jooksul siit ilmast lahkub, siis kannatanutel mingit rolli ega õigusi menetluses ei ole. Ja loomulikult need sätted, mis siin kõne all on, need ei räägi otsesõnu hooldekodu elanikest, aga fakt on see, et kõige tõenäolisem, et inimene võib kriminaalmenetluse käigus ära surra, on selles olukorras, kus ongi hooldekodu elanik, kelle tervis on niikuinii juba piisavalt kehv, et ta ei saa iseseisvalt hakkama, tal on vaja hooldekodus olla, siis jäetakse ta vajaliku hoolduseta, ta tervis halveneb veel märkimisväärselt, mitte küll määral, mis otsesõnu ta kohe tapaks, aga ta tervis on kannatada saanud veel rohkem kui enne ja
vanusest tulevad muud komplikatsioonid ja kõik võivad tõenäoliselt viia selleni, et inimene võib siit ilmast lahkuda enne kriminaalmenetluse lõppu. Kui see juhtub ja siis kriminaalmenetlus lõpetatakse näiteks nagu siin põhjusel, et prokuratuur või politsei või prokuratuur arvavad, et ei ole süütegu, kuigi nad ei ole oma tööd korralikult teinud, siis ei saagi midagi teha. Nii. Riigikohus nüüd on ära öelnud selle oma lahendis, et ringkonnakohtul oli õigus AM-i pojal ja lapselapsel, kas oli poeg või oli tütar, ei tea, AM-i lapsel ja lapselapsel ei ole kaebeõigust, nad ei saa kaevata prokuratuuri ega ringkonnakohtusse ja öelda, et palun jätkake menetlust. Aga sellega Riigikohtu lahend ei lõppe. See lahend oli omamoodi moraalne võit AM-i lähedastele, sest Riigikohus võttis ette ja pidi vajalikuks obiter dictum korras, see tähendab pärast seda, kui ta oli asja sisuliselt lahendanud, pidas vajalikuks veel midagi lisaks öelda ja ta ütles seda, et on olemas selline asi nagu legaliteedi põhimõte, mis kohustab prokuratuuri alati asja menetlema ja ka sisuliselt läbi vaatama asjakohased etteheited, mille kohaselt puudus alus kriminaalmenetluse alustamata jätmiseks või selle lõpetamiseks. Riigikohus rõhutab, et sõltumata sellest, kas lähedased pöörduvad prokuratuuri poole või mitte, peab kõrgemal seisev prokurör ka omal algatusel hindama kriminaalmenetluse alustamata jätmise või lõpetamise seaduslikkust, kui talle saab mis tahes allikast teatavaks tõsiseltvõetav kahtlus, et kõnes olev menetlusotsustus ei pruugi olla seaduslik ja põhjendatud. Riigikohus viitab siin ühele kriminaalmenetlusseadustiku sättele, mis ütleb, et kõrgemal seisval prokuröril on selline õigus siin vaadata, mida madalamal seisvad kolleegid teevad ja ta peab seda tegema ja Riigikohus selgitab, et kui lähedased kirjutavad prokuratuuri, siis kohe kindlasti peaks kõrgemal seisev prokurör siis asjale tõsiselt otsa vaatama. Muidugi selle selgituse iroonia leidub selles, et konkreetses kaasuses lähedased just täpselt seda tegidki. Nad pöördusid Riigiprokuratuuri poole, ütlesid, kuulge, siin on tõsised probleemid selle menetlusega, seda ei oleks tohtinud lõpetada. Ja prokuratuur ei öelnud, et ei, sõbrad, sorry, teil ei ole kaebeõigust. Ei, prokuratuur sisuliselt vastas, et ei olnud põhjust, ei ole alust jätkamiseks. Ja ei olnud mõtet arsti üle kuulata kõik need fantastilised asjad, mis nad siis ütlesid. Ehk Riigikohus ütleb, et sellises olukorras peaks prokuratuur igal juhul tegutsema ja asju kontrollima, eriti kui lähedased prokuratuuri poole pöörduvad. Aga prokuratuur ei teinud seda ja kui nad seda selles lahendis ei teinud või selles juhtumis, siis on üsna võimalik, et seda on ennegi juhtunud ja juhtub tulevikuski. Ehk tegelikult puudub igasugune väline järelevalve, kui kannatanu on surnud kriminaalmenetluse kestel ja see etteheidetav süütegu või menetletav süütegu ei ole siis seotud tema surmaga, ehk ei ole juhtum, kus keegi põhjustas tema surma ja seda tegu menetletakse, menetletakse mingit tegu, mis pandi toime enne surma, siis sellises olukorras ongi ainult prokuratuuri siseselt põhimõtteliselt otsustada see, kas kriminaalmenetlust alustada üldse ja kui see juba käib, kas seda jätkata. Ja see juhtum näitab väga hästi, et see on probleem, nii ei tohiks olla ja siin on seadusandja koht nüüd mõtlema hakata, et oot, võib-olla peaks ikkagi lahkunu lähedastele andma mingisugused menetluslikud õigused olukorras, kus menetletav tegu ei põhjustanud isiku surma või eelduslikult ei põhjustanud. Ja selle lahendi üks teine pärl, mis on nii tore, et Riigikohus seda tegi, aga ta tegi seda ühe korra ja loota nüüd, et alati saab selleni välja jõuda, väga ebatõenäoline. Mida Riigikohus siin veel ütles? Ta vaatas konkreetsele juhtumile otsa ja ta ütles, et kuulge, prokuratuur on siin täiesti oma töö tegemata jätnud. Kõigepealt siin Riigikohus selgitabki seda legaliteedi põhimõtet, et peab menetlema ja peab sisuliselt menetlema, mitte lihtsalt menetlust alustama ja siis lõpetama ja siis on menetlus olnud, vaid päriselt peab asju uurima. Ja Riigikohus rõhutab siin igatpidi, et kriminaalmenetlus on kohustuslik, kui esineb vähemalt kahtlus, et asjaolud vastavad mõnele kuriteo koosseisule. Aga sellest hoolimata Riigikohus tunnistab ja
ütleb, et siin selles juhtumis Proks pani täiega pange. Riigikohus siin märgib väga kriitiliselt, et kuriteoteate alusel 21. aprill 2020 alustatud ja sama aasta detsembris lõpetatud kriminaalmenetluse käigus ei järgitud legaliteedi põhimõtet. Kuriteoteates tõstatati küsimus AM-ile oktoobrist kuni detsembrini 2019 osutatud hooldusteenuse vastavusest nõuetele ja AM-i vajadustele ning kirjeldati selgesõnaliselt ulatuslikke ja luu lähedale ulatuvaid lamatisi, millest tingitult vajas AM sugulaste korraldatud hospitaliseerimise järel kohest kirurgilist sekkumist. Sellest hoolimata ei kuulatud menetluse käigus üle ei hooldekodutöötajaid, kes vahetult tegelesid AM-i ravimise ja hooldamisega, ega kliinikumi raviarste, kes otsustasid AM-i haiglasse saabumisel kohe opereerida. Tuvastamata jäeti seegi, millised olid AM-i tervisekahjustused hospitaliseerimisel ja mis võis olla nende tekkimise põhjus. Legaliteedi põhimõtte rikkumisele viitavad ka ekspertiisiaktis sisalduvate ilmselgete ebatäpsuste kõrvaldamata jätmine vaatamata sellele, et AM-i lähedased juhtisid asjakohaselt nendele prokuröri tähelepanu, aga ka teiste etteheidete ebakohane pareerimine prokuröri poolt, näiteks keeldumine arstide ülekuulamisest põhjusel, et arstid ei saa anda asjas olulist tõenduslikku teavet, kuna ei ole alust arvata, et nad mäletavad isiku terviseandmeid. Ehk Proksi pang selles olukorras oli nii räige, et Riigikohus pidas vajalikuks oma lahendis rõhutada, et prokuratuur on täiega mööda pannud. Ja kogu selle suure pildi iroonia on see, et tegelikult need lähedased, neil poleks olnud õigustki näha ekspertiisiakti, mitte midagi, neil poleks olnud õigust mitte millegagi tutvuda, nad ei olnud menetluses mitte keegi. Neil õnnestus siiski kuidagi nende materjaliga tutvudega piisaval määral, et teha prokurörile põhjendatud etteheiteid ja juhtida tähelepanu sellele, et menetlust peaks jätkama. Aga lõpuks saatis Proks nad pikalt. Nii et Riigikohtu ka nii-öelda lohutus siin, et näed, et kui inimene ka juhib prokuratuuri tähelepanu millelegi, siis ka prokuratuur peab tegutsema. Sellest ei olnud praktikas kasu. Ehk siin on küsimus seadusandjale. Kas midagi tuleks muuta? Mina arvan, et jah. Mida sina arvad?